Tere päevast kõik fännisektori kuulajad, vaatajad. Meie taas jälle teie ees, oleme üle elanud 9. mai ja jätkuvalt elu ja tervise juures. Sina ja mina, jah. Ja nagu paar saadet varem öeldud, sina ja mina ei ole kokku meie. Nii nad räägivad. No vot, aga mis me siin ikka kaua jamame? Eelmine nädal meistrite liigas võimsad mängud. Barcelona, Inter Milan. Läks Inter Milan finaali. Väga hea meel selle üle. Ma nüüd ei tea, kas on õige öelda, et täielikult seda väärt on, aga ütleme, võidite üle kohut ei mõisteta. Aga lihtsalt see mängu lõpp, et ma ikkagi jälgisin seda tribüüni chati ka. Ise sinna nagu võib-olla mängupäeva chati kirjutan vähe. Ja siis Ivan kirjutas sinna mingi esimese poole, et Inter tegi esimese poolega mängu ära. Ja ma läksin kodus nagu lihtsalt täiega närvi. Nagu miks on vaja siukest paska toota? Alati see sõnub ära nagu vaata. Ja siis Barcelona oli 3-2, ma kirjutasin ka juba, oli vaja Ivan. Oli vaja, Ivan läks mul nagu kill istis esimeseks. Ei, aga mida muutub Ivan, mis toimub? Ei tea, see on lihtsalt, see on tähed astronoomia, karma, kõik asjad. Kuidagi asjad juhtub, aga tegelikult see ei ole üldse seotud. Ei, see on küll. See oli Ivani pask nagu. Aga mõtle ka juba, täitsa lõppes, ma olin nii kaua üleval, et kuidas Barcelonast edasi läheb. Puhake jalga. Ega Barca mängis väga hästi. Ei no, ja mängisid ja nad olid täitsa lõppes, vaata, mis satsid need on nagu. Inter oli täitsa tühi kumm, vaatame, nagu me rääksime Bayerni vastu, vaata, niimoodi tohi ära vajuda. See oli veel hullem nagu vaata. See oli veel hullem. Vaata, issand. Ma mängis ka Lautaro, võttis ühe jala. Miks hoiad nii kaua nagu? Miks hoiad nii kaua? Aga siis saab Serbi värav nagu, see oli küll kodus nagu, ise juba hakkad ka, et mõtled juba nüüd saab magama minna, vaata. Kui ära see nagu, jess! Kõige on see, et ma vaatasime sõbraga koos. Ja siis sõber ütles, et ma lähen rambad ära ja siis, aitab küll vaata. Ja siis, kui 3-3 tuli, vennan oli siuke klaasistunud pilk lihtsalt, et ei ole võimalik. Siis panin Frateesi, panin 4-3, siis ma vaatan, meil tuleb see silma nii edenelt särab juba, et nutumaik on suur lihtsalt. Ja siis lihtsalt ei tule seda ära vaata. Serbi luu ka, 6 tiitlit võitnud, kõik peale 30 eluaastat, 2 korda vähist üle olnud möll, ja sa paned see pamm, siukse kolli nagu siukse. Ma küsin, kas oli viga enne? Mis viga? Martini olukord. Ei olnud. Sa hoidad lihtsalt selles perspektiivis, et sul on hea meelt edasi läks. Ei, minu meelest ei olnud. Minu meelest ka ei. Esmane, kui ma nüüd 100% aus olen, siis kui sa vaatad seda kordust iga nurga alt, siis ta vist läks nagu ikkagi jala vastu. Aga esmapilu, kui ma vaatasin, siis mulle tundus nagu, et ta sai õigel hetkel nagu keha vahele. Ja ta panigi keha ju vahele, siis ta pani jala ette, et seal palli enda kaasa võtta. Ja siis Martin joostis sinna otsa. Ja, aga teise nurga alt nagu vaatad, siis nagu... Siis nagu paks sisse tal ise. Ei, siis oli nagu, et võis midagi olla, aga kui esmasele vaatad, ei olnud viga. Ei, kohalustusest ei ole, et seal üks, kas läks kalastama või... Ei, tundus, et läks kalastama, mina ütlen ausalt, aga nagu, kui oleks viga antud, Väga karm. Kas sa saad? Okei, see on jõhker. Aga nagu... Alati saab, oleme näinud ka penaltid, mis Messile antakse. Aga see selleks ei lihtsalt see Serbi koll ja see Frateesi see energia, et see, et sa tegid selle Frateesi Zelinskidelt sinna keskele sisse, see aitas Interi uuesti tagasi mängu. Et seda energiat oli lihtsalt puudu. Sa nägid Mkhitaryan, aga nagu lihtsalt tühjad nagu vaata. Ja nagu, kas Dimarco oligi siis nii läbi või miks ta Dimarco nii vara välja võtsid? Mulle tundus, et Simone Inzaghi nagu vahetustega annab selle mängu ära. Okei, oli lähedal küll. Lautaro oli 0 teisel poolel. Ta oli ikka ju pool vigane ka. Ja miks sa hoiatad ta siis? Sa nägid vahepeal, ta jõu isegi pressi on minnes. Turam on ka, mis ma üksi lähen sinna. Turam jõhker tööloomine. Aga see on ka huvitav, et mängupäeval siis tulid välja süüdistused, kus Turami tüdruksõber süüdistus seda nii-öelda nagu koduvägivallas. Et just nimelt mängupäeva õhtul. Vaatamata sellele süüdistusele, ma ei tea, kas see on tõsi või mitte. Häiriv on see igal juhul, aga vaatamata sellele Turam pani ikkagi mehe moodi mänguna. Turam oli tubli, jah. Et võimas. Ja kõike seda, mida pakkus meile Barcelona Interi mäng, kõike seda ei suutnud meile pakkuda Arsenal PSG mäng. See oligi see, et ootused olid juba nii üles ju ka krutiti inimestel, et ei saa tulla ju nii palju kehvem mäng, aga oli palju... Oli. Aga Arsenal üritas. Jäite Donnarumma, jäite seal PSG mängijad, aga siis
Donnarumma oli hea joone peal. Aga minu aktsiaid Artetast on see, kus meil ütles pärast mängu. Me olime 60 minutit selles mängus või selles paaris paremad. Ei olnud ikka küll. See, et sa surud ja domineerid, see teaks parem oled. Ma olen nõus, et 60 minutit. 60 minutit. Kuhu kadus 100 vaata seda, ei tea. Kuhu kadus Sten. Ei, aga selles suhtes, et PSG vääris edasi pääsu. Kindlasti. Ja Arsenal ei suutnud oma olukordi ära realiseerida. Seda ka. Eriti see Saka tühi värava leedsi. Ai, see oli isegi nagu tuli nõrgema, suht ootamatult tegelikult, tuli nõrgema peale ka. Aga sa pead ära võima. Ei no, sa kole jõuame sinna, aga selles suhtes, et ka sinu Mr. Ballon d'Or pani siukse mööda eile, vaata. Et tema tiim võitis, et jah, oleks võid ära lüüa, siis oleks veel võib-olla mängu saanud, aga ma ikkagi olen veendumusel, et ikkagi Arsenali hooaeg jooksis kinni Kai Havertzi vigastusega. Et Havertz tipus... Aga Arsenalis praegu on, siis nad oleks finaalis. Ei, see oleks finaalis, et Spremiga võitnud. Ei, aga lihtsalt vaata, sul pole ikkagi ründajad, sul mingi, tegelikult Merino on mingi number 6, on mänginud seal lihtsalt nagu tipuründajad nagu viimased mingi 3 kuud. Et see on selgelt nagu jälja jätnud sinna ründateravasse. Gabriel Jesus on nagu katki ja ütleme nüüd Arsenal minu meelest tegi... Sidika vastupärane. Ja kuule, ma arvan, et see on nende viimase 18 aasta parim Eesti kogu aeg. Minu meelest Merino isegi on parem seal tipus kui Kai Havertz. No, ma ei ole nõus sinuga. Havertz on ikkagi väga mobiilne ja kui Havertz mobiilsusega paneb selle Ödegaardi käima ja tõmbab nagu Sakad ja Martinellid mängu. Ja mis seal oligi haige, lihtsalt ühe korra vaata Martinelli on nagu minemas ja siis Rice ei anna talle liini taha palli. Aga kui sa annad Martinellile ainult jalga, mitte kiiruse peale, sa võtad nagu enam 70% ära sellest, mis ta pakkuda. Aga Martinellil on see, et tal on Akraf Hakimi, kes on ka ikkagi väga kiire nagu. Jaa, aga sul selgelt koridor on olemas nagu vaata. Et sul on see võimalus. Et kokkuvõttes PSG on teenitud finaalis, aga ma arvan, et Arsenal ei pea hävenema, et tegelikult tehti jaavag meistri liigas. Et ikkagi kotiti Real Madridi ja näidati, et pooliku koosseisuga saab ka teist pooliku koosseisuga klubi helistada. Ja et ei pea midagi hävenema, aga kolmapäevane mäng oli väga palju igavam kui teisipäevane. Ja nii ta oli, aga finaal ta ikka väga tummine. Et kui mina peaks praegu ennustega, siis ma hetkel öeldaks ikkagi Milano Inter. Ma loodan seda, aga ütleme nüüd, ma loodan. Ja, ma olen ka Interi poolt kiidetud finaalis 31 mai, aga ma poolt olen, aga ma ennustan Inter. Et see PSG kaitselin ikkagi minu jaoks jätkuvalt on ikkagi muret tekitav. Et nende jaoks ja ma arvan, Inter on suuteline seda ikkagi seal märksa paremini ikkagi ära. PSG-l on veel rohkem energiat kui Barcelonal. Ei, sul võib olla seda energiat rohkem. Interi vennad on 45 minutiks juba kutud nagu vaata. No PSG, Barcelona on ikkagi praegu midagi teistsugust. Ma pole ka ammu nii, et Barcelona teinud. No võtta, lähmegi siis selle juurde, kui hea Barcelonat siis Germo eile nägi. No 15 minti ma mõtlesin, et kotis. Eks ta veits tundus jah niimoodi, et Barca meestel on nagu au väljas. Ei, mitte seda, aga see kõrge liin ongi läbi lõigatud nagu vaata. Mis oli kõige hämmastavam oli see, et kui hea Barcelona oli, näitas see, et esimene pooleks seal ma arvan mingi 30 minutit, Real Madridis on oma 30 meetrit välja. Et see näitab, miks tuuakse Xabi Alonso, Carlo Ancelotti asemele, et sul on vaja selge plaani, kuidas sa ei tule sealt välja ainult individuaalse meisterlikkusega, sa tuled sealt välja, et sul on selged nii-öelda joonised, kuidas sa mängid. Pop, et see pikk pall ei ole Courtois pandud, millest 10-1 jõuab kohale oma suurele võimsale Mbappéle, Inigo Martinese vastu või Viniciusele. Et see peab olema selge plaan, kuidas sa välja tuled ja Real Madridil puudus see absoluutselt. See, et 2-0 juhtima läksid, oli õnn. See, et nad 3-2 taha jäid, see oli klassne. See on päris aus, jah. Et no see, kuidas see esimene sündis on ju, no paljud vaidled, et kas see oli suruseis või mitte, on ju. Minu jaoks ei olnud. Sest et see pall ei liikunud täpselt Mbappé suunas. Kui Barca ise oli kobakäpp, olge maasad, või oota. Või esimene oli ikka see, kui
kas esimene oli penalti mitte? Esimene penalti ikkagi. Esimene penalti, jah. Jah, ja siis kui Pape sai palli kätte, et 7 sisse. Nii, kindel penalti 1-0. 2-0 hakati rääkima Jamali vastu tehtiga. No, minust ei olnud. Minu meelest ka ei olnud. Nii, 2-0. Aga Vini sööd Papele. Oli jah, ja see nagu Papele, tal on nii palju ruumi vaata, sa näed kehaga, et ta saab seda keha liigutust nagu enne pette teha, vaatab, kas väravat liigub või ei. Ta saabki lihtsalt sättida selle rahu. Ma ei saa aru, ta see kliinilisus seal ees, see löök ei olnud midagi erilist. Ta oli see löök keskele. Aga see, see tehnika on nii kõva, kus selle kehaga selle liigutuse teeb nagu... Ei no väravaht oli juba ära lange, sellepärast saigi see keskel lüüa. Aga ja siis pani Barcelona siuksed pressi peale reaalselt oma kolmandikult minema. See oli ikka õudne vaadata. See oli tõesti päris samas oli vist naljakas ka. Ei no see oli päris šokeeriv, nagu oligi koolilapsed versus nagu profid mängisid seal väljakul. Et see Pape Vini, kes seal ees lihtsalt, neil peab midagi teha, nemad lihtsalt jälgisid seal asja seal. Kuidas teised sõbrad neil palli taga ajasid nagu järjest seal. Ja siis tulid ka nemad vahepeal seal appi. Et see oli täiesti tragikomöödiline Real Madridi jaoks. Et see, mida Barca tegi, see oli vinge ja siis tuli see nurgalöögi värav. Siis pani Jamal... See tõmbas ikka nagu Realil tegelikult pani ikka selline korraliku maksaka nagu, et niimoodi lihtsalt. Nurgalöögist võtsa, jah? Ja, nii ruttu vastu oleks 10 minti veel hoidnud nagu vaata. Aga jah, et liiga kiirelt see Barca selle värava tagasi. Ja siis oli uuesti nagu nägu vaata. Kehtis see, mida Jamal on terve see hooaeg rääkinud, et Real Madrid ei suuda meid see hooaeg võita. Et nad võivad lüüa 1-2, me ikka võidame mängu lõpuks. Ja täpselt nii ka läks. Aga see, et Poolaga lõpus 4-2 see oli päris karm. 4-2. Ma nüüd natuke kiruks meie kommentaatoreid, kes on veel noored ja kogenematud. Aga nii. Kes on maestro? Arvo Pärt on maestro. Nii. Andre Pirlo oli maestro. Luka Modric on maestro. Nii. Maestro ei ole mingi 21-aastane poisiklutt. Pedri ei ole maestro. Ei ole maestro. Maestro on vanameister. Kes on kõike näinud, kõike teinud. Ta võib olla nagu üks maailma parimaid mängida, aga ta ei ole maestro veel. Ta mängib nagu maestro. Ei mängi. Maestro kogemusega. Ei ole. Suuke maagina. Kalamaja põhikooli õpetajad, kes te nüüd kuulete, palun tegeleda sellega. Maestro on ikkagi vanameister. Pedri on nagu next level maestros, mis on siis? Pedri on lihtsalt väga hea mängija. Hoid kui 10-15 aastast seda taset, siis on maestrona. Kas Andre Pirlo hoidis 10-15 aastast seda taset? Ei hoidnud. 10-15 aastast väga mälestusväärsed hetki. Juventuse AC Milaniga tegi neid Itaalia koondisega. Kas vaadad seda Pedri mängu? Ei, jumalik mängija, mitte maestro. Maestro ikka vanameister. Jumalik sa ütled, et on isegi parem kui maestro siis? Maestrod on ka jumalikud. Francesco Totti. No ma ütlen Pedri kohta jumal ka ju. No maestro ka ei ütle nagu. Pane siis täkk või mis iganes noorte sõnavar on. Kihvt kutt on see mul Pedrit niimoodi. Jah, aga maestro on vanameister. No kui sa tahad nii, siis me võime nii. Ja oodata. Sa ütlesid Raul Asensio. Siukse Sergio Ramose vaibiga. Ma ütlen ausalt, minu meelest üldse mitte. Minu meelest on siuke nagu veits Carles Puyoli vaibiga, sest Sergio Ramos oli palliga. Juba olnud saati väga hea. Asensio palliga minu meelest on veits siuke nagu käpard. Kui sa oled tipptaset. Mulle just tundub, et ta on palliga just hea. Kui ta liigub nagu rünnakut tal üles, siis tal on see kiirus olemas. Jah, tal võib-olla puude ei ole päris see. Aga ma sellepärast toon välja, et ta on rumal Ramos. Ta ei ole nagu... Ramos on mingis karjääri alguses äärekaitsides. Muidugi ta peabki palliga sina peal olema. Aga nagu minu arust mõtled Puyoli, siis ta on nagu piisavalt siuke nagu tuhhi mängija, vaata. Ta ei ole, Asensio ei ole ka väga suur, vaata. Nagu Puyol ei olnud ka nagu, ei olnud väga siuke nagu andekas mängija, nagu selles suhtes, et ta ei tea, et tuleb ja teeb ja ta on siuke nagu hingega mängija. Asensio minu meelest on ka rohkem siuke nagu tuhhiga, ta on siuke nagu meeskonna vaimi hoida, siuke nagu läheb, võtab tükkidega, läheb teeb, vaata, aga nagu ei ole siuke, et olen siin hullult, et rihin 40-seid sööte ja Pep vaata, panen siit jala peale ja op, nagu, et on siuke nagu vanakooli kaitse. Aga paneb ka neid 40-seid sööte? No, assistid Bellingamile ja niimoodi, et ei no, see, et see palli puhtaks nüüd ja Bellingham ära jookseb sisse, läheb siis. Ma näen, mis võib-olla tal ei lubata või ma ei tea. Ei no, elame näeme, aga lihtsalt, et võib-olla siis uue peatreeneri käele saab rohkem näha, mis seal on. Aga... Ma arvan, uue treeneri käel ta ei saa nii palju mängida. Arvad? Jah.
siis on olemas Rüdiger, siis on olemas Militao, siis tuleb, ma arvan, keegi Alaba. suvel, aega läbi. Jonathan Tah. Kes saab suvel vabakendiks Bayern kuulsamist. See oleks päris hea küll, ta on ka vist vanus juba tuleb peale. No Rüdiger vist noorem. Aga siis teine poolaeg ju nagu läks mänguks. Et Barcelona võttis kuidagi selle käigu välja. Neil ei olnud kiiret enam väga, kuigi on päris palju löömata. Sai Real see 4-3 kätte. See oli see noor, vaata, kes sisse tuli ja kes pani täieliku pläusti. Munoz. Ega ma pärast lugesin, et Rodrigo oli vist öelnud, et tal ei olnud piisavalt jõudu mängida. Et kas ta oli olnud haige, ma ei tea. Aga tundub, et Rodrigo on läbi vist. Ei tea, jah. No El Clasico mängus sa ütled, et ma ei ole valmis. Ta on Vallejo kahest toas, vaata. See on õudne, no. Ei, aga võtib, kui nii kohutava selle mängu pealt oleks muunes selle 4-4 ära vand, siis oleks küll nagu... Ega ta pidigi lööma. Tal oli see kohustus tegelikult, et see ära lüüa. Vaat ei ole, et see su debüüt, okei, vastas on Eesti Barcelona El Clasico. Aga sealt sa pead ära lööma. Nagu sealt löövad ära ka Eesti Premium-liiga ründajad. No Sappi on kindlasti. Ei löövad kõik, noh. Kabore, ma ei tea. Lööd küll ära, sa pead lööma sealt sellisest kohast ära nagu. Ma mõtlesin, et see vaata Papee, kas ta pani selle söödu vist? Või oli ta kõrval? Kas Papee või Kumbki oli kõrval seal ka jooksmas koos temaga? Et oleks võtnud tema selle palli, no see olukord oleks lõppenud ära väga. Aga võttis see Munoz oli ära. See Brahim Diaz, kes sinna jõudis või? Just oli Brahim jättis talle nagu selle. Võib-olla, no igatahes oli kas see Brahim oleks selle ära läinud. Igatahes jäi see palli Munozile, ta lõi mööda üle, ma ei tea, kuhu ta lõi. Aga Reali mäng läks tunduvalt paremaks Modriciga. Et ütleme nii, et eelmise Real, ma arvan, oleks seda Barcelonat niimoodi nüpeldanud, aga pole selline Kroosi stiilis mängid, kes selle palli suudaks liini taha neesse toimetada. Kui me võtame üldse, Realil oli puudu 5 kaitset, on puudu 5 kaitset on puudu seal koosseisust, siis sul on, ei ole Kroosi enam, aga lihtsalt Barcelona on ka kuradi vaja, et see mida esimene poolega näitas, et see, ma ei tea, kas võimalik. Sa mängid 15 minutit, sa oled 2-0 taga ja siis sa mõtled, et tühja kah, me paneme 4. Ütleme, seda nagu, nagu see ise ka enne mõtlesid, seda rohkem peaks hindama seda, kuidas Interse tulemuse kätte. Et kui Real Madridile lükkad lihtsalt 4 sellepärast, et ma saan, siis Interi vastu nagu vaata ei saanud. Ja siis see 3-2 ära, see Paius Papee, mida perset. See oli Papee enda isiksüke nagu isetsemine, et tahab seal igat palli saada nagu. Ei, ja siis Lukas Vaskes. No mida siis oli? Mul ei ole vahet, sa mängid äärekaitses, kus sa mängid? Breitford. Sa ei tee siukseid asju, no? Jaa, ei ollus oli küll, jah. Eks ta seal ise kuradi kaameranis ka ikka päris pikastada seal. Aga seal oli see ka, et seal hakati vaatama, äkki tegi Rafinha Vaskesel veal, lõpetage ära. See oli üsna saanud olukord sellele Martini ja Dumfries olukorrale. Isegi seal oli vaadanud isegi rohkem viga kui sellest. Et see Vaskes, ta ei ole see tase. Sest ta mängib vale positsioonil. Ja ta ei saaks ärritus ka enam hakkama. Saaks küll, teeks tööd seal, kossi. Real Madridis ei ole mängumas, vähest paks kots sees. Kole, sa oled nii noor, sa ei mäleta, kes Toomas Praaves seal on. Aga see mäng oli, jah? See penalti olukord, mis sellest arvad? See, kui kas see oli Fermin, kes lõi vist ja Giovanni käsi ette. Et minu jaoks ma hindasin seda nii, et see löök tuli meetri pealt, võib-olla isegi vähem. Ja tal ei olnud reageerimisaega. Ja see asi on nagu niimoodi siin. Ma sellele isegi vitsiks pidama öelda, et võitis parem tiim nagunii. Oli see 5-3, 4-3, 7-3. Ongi see, et see Barça oli nii üle, aga see 4-4 oli kurada lähemal. Aga nüüd Barça ajalooline, et 4 klassikut järjest võitnud. Ja seda oli Real 4 klassikut järjest võitnud, et ma juba, üks sai just läbi, aga ma juba ootan täiega järgmist hooaega. Et järgmised klassikut tulevad veel panemad. Ja mina näiteks tahan näha, kas Xabi Alonso suudab nagu Realile mingi süsteemi tekitada. Jah, täna hommikul ju Fabrizio Romano panigi Irvi Kõu ju Xabi Alonso 2028 vist. Trent ja Xabi Alonso on olemas. Staff on ka paigas ja nüüd vaatame. Ma arvan, et seal on veel vaja paari meest. Ma arvan, et tuuakse jälle üks suurem ründaja. Ma ei usu, et ründajad tuuakse. Ma arvan, et tuuakse. Ma arvan, et Rodrigoga tehakse. Tuuakse üks suurem ründaja. Jonathan David või
ei, sul on ikka see jõulis kuju sinna vaja. Tooge see Promise David. Kuule, siis ma ei suuda kuradi Kuno Tehvat välja kannatada üldse. See oleks päris jõhker. Ei, meie ehitsime mängi, kes Real Madrid. See oleks päris jõhker. Poole milliga Belgiasse, 30 miljoniga Real Madridina. Aga selles suhtes, et ei, põnev saab olema. Aga jalgpalli toimus ka mujal. Itaalias. Inter võttis 2-0 võidu. Inter võitis, Napoli ei võitnud. Napoli läks 2-1 ette. Ja 2-2 Genoa vastu Viik. Et pettumus ikkagi. See on valus. Ja vahe on 1 punkti. Ja vahe on 1 punkti, 2 mängu lõppu. Et ikkagi kõige tõenäosus on ikkagi, et Inter võidab Napoli võidab selle tiitli. Aga eile oli kõva andmine õhtul nende vahel. Peab võhtud. Et seal on ikka kõik lahti ja vaatad seda sul on ju 5. ja 6. kohal on ka võimalus veel Euroopasse saada, kelleks siis on Rooma ja Lazio. Ja täna mängivad ju Rooma Atalanta. Ja, kes on siis vastavalt 3. ja 5. kohal. Et kui Rooma võidab, siis tõusevad Juventusest mööda 4. koha peal. See on jõhker, mis praegu Itaalias toimub, nagu see on nii ülivingena. Panused on suured, et selles suhtes, et kõige ägedam võib-olla liiga nagu ma... See Rooma ja see Claudio Ranieri, see juba luhkus, mis seal toimub, et see tundub nii surreaalne, mis seal toimub. No, kõva. Ajad muutuvad, tuleb pöörduvad. Saksamaal siis mis sa arvad? Dortmuntia. Borussia Dortmund, Dortmuntia. Uus rahvalik sotsistis, ma arvan. Borussia Dortmund lükkas siis Leverkusenile. Kollid ära, võtnud liigas 5 võitu järjest ja on Freiburgis punktiga taga. Et väga tuline lõpp tuleb seal, ütleme see Niko Kovatši toomine on ikkagi nagu õigustanud ennast. See järgmine noor, viimane noor. See on küll, Saksamaa 3-4. 3-3 on mängitud minu mõnest. Ja seal ju lõpp on igal pool kriitiline ju. Ja, et kuidas see seal läheb? Ütleme nii, et Freiburg meiste liigas see oleks ka fun. Dortmund võib-olla nii-öelda staatuse poolest ja fännibaasi poolest. Kommertslikus mõttes oleks kindlasti parem, aga loona ei saa üle ega ümber siis Freiburgist. Aga kas see St. Pauli Viik nüüd ja Frankfurdiga, kas see on nii piisav nüüd? Mina arvan küll põhimõtteliselt, seal on ju Heidenheim peab mingi mega tulemusega võitma ja nemad mega väravate vahe lihtsalt nii suur. No siis sellega on hästi vaat. Ja Inglismaal Arsenal tuli 2-0 kaotusest välja. Palju nüüd? Näidisid sisu. Afterparty meeste vastu. Ja ma arvan, et sellega kindlustasid ka oma meisturiga koha tegelikult. Viigiga? Võib-olla küll. No nüüd on 2 mängu lõpuni 4 punkti äkki vahe. See, mis seal toimub, oli Newcastle Chelsea mäng. Jaa. See Livinga on meil jälle. See on nii, kui loll punane, nagu lollide punaste top 3. Ei, sa nagu lähed niimoodi. Kõik on see, et ta vaatas ka veel enne nagu. Tee nii, et sa nagu ma ei tea, kus ta on. Siis lähed nagu teed enda ruumi. Ta nagu vaatas, kus ta on, ma küünanudki nii ja jooksed otsa, punane. Ei, ma olen kahtnud algid, et ikka vaatad, kuhu teed, on ju. No muidugi, aga nagu väga rumal tegutsemine Jacksoni poolt. Et sellise hetkel oma meeskonda jätta. Aga teine poole, polnud kordagi aru saada, et sellist oleks vähemuses sarjak. Ja, alles lõpus panid teise ära nagu. Äkki 2-0 jäi vist. 2-0 jäi, Brunaga pares pani teise seal lõpus. See Gimarees oli päris hea ära veel. Et selles suhtes, et Inglis on ikka suht. Ja see Forest Leicester. Mängisid 2 edu maha vist. Favoriit kaotada. Ja siis klubi omanik tuleb sinna. Marinakis ja Evangelos Marinakis. Tuli Santoga rääkima. See oli nagu disgrace, aga samas. Kas sa ole näinud, kuidas Levada käib mööda riietusruumi? Ma tahaks ka olla nagu Levada. Riietusruumis, jah. Aga sa lähed nagu väljakule kõikide fännid ette, lähed seal nagu... No ja mis sa tahad? Norima, aga... Siuke nagu Lõuna-Eurooplase veri. Aga Euroopat on neil kindlustatud. Ja ma arvan, et kõik Foresti fännid peavad rahul olema. Aga võib-olla lähekski siit selle meie tänase siis põhiteema juurde, milleks on siis hooaja pettumused. Ja alustas kohe Premmist, et kui sa mõtled, mõtleme siis nagu treeneri, mängija, klubi. Vaatame igat tasandit. Siis, mina mõtlesin, et mis on suurem pettumus?
kas Manchester City nagu tohutut rabe hooaega, okei, Manchesteri kohasid ikka kätte. Või siis United ja Spurs. Ma ei küll United Spurs. Ma mingis mõttes ütleks nagu City, sest ma ei oodanud nii suurt allakäiku. Samas nagu ma ise ennustasin Unitedit 4. Selle tõttu nagu tundub nagu, et peaks nagu selle panema. Aga nagu Tottenham 100% United Tottenham on suurimad pettumused. Kole, 11 mängib järgmine hooaeg Meistrite liigas. Jah, aga see on see, kuidas Inglismaa 16 ja 17 saavad Meistrite liigas. Jah, küll. Ma nägin ka, et keegi kirjutas, et nii tohiks, et peaks selle ära, lõpetage ära. Euroopas on neid väga head tööd. Raha tuleb palju. Ja Euroopa liigas on neid mõlemad, mis on väga head tööd kokkuvõttes. Mis asjad seal nii aga aastas on, mõni küsib on ju. Aga Unitedi tegevond Bilbao, Olympic Lyon ei ole ju nüüd nii kerget. Ei ole kindlasti. Ei, sest nagu nad on hea põhjusega. Neil on ikkagi Euroopa liiga mõttes kõige fantastilisemad ja suuremad eelarved ja asjad. Aga jalgpallis alati raha ei mängi vaata. Mõnikord ka ikkagi võidab, ütleme, pikas perspektiivis aastakümnete lõikes ikkagi rikkad võidavad. Ma oleks sinna kolmikus veel West Hami ka. Kes tegelikult on ju ka väga hästi varasemalt mänginud, aga ongi kuldne kolmik seal kõige tagasis. Jah, nii juhtus. Aga mina West Ham polnud nii väga pettumus. Minu oleks ikkagi pettumus 2 Manchesteri klubi ja Spurs, aga jah, võib-olla isegi United kogu see platsi tagune segadus ka. Ja mängijatest. Mängijatest suurim pettumus. Jaa. Ma vaatan kohe Arsenalil otsa. Darwin Nunes on Liverpoolist. Arsenalist Martinellit oleks tahtnud päriselt nagu suuremat panust. Ma ütleks Manchester Unitedist Anthony. Hispaanias seal hästi nagu edulugu on ju. Ei Hispaanias on ta üks parimaid, Manchesteris ta oli kõige kehvem. Et kui nii võtame, et ta oli pettumus seal. Aga kokkuvõttes eraldi mängumest mul on nagu väga raske välja tuua. Võib-olla mingil määral Cole Palmer, kuigi ta esimesel poole tegi väga hea. Jaa, aga ta kadus ära ikkagi. Aga Haaland? Aga terve Chelsea kus ära. Haaland. Katkis on samas rohkem on. Phil Foden. Ja, Phil Foden. Phil Foden, ma arvan, hea kandidaat sellele. Tal on mingi muud. Jaa, aga see põhjus võib ikka olla, aga see, et pettumus on ju. Jaa, ei, pettumus kindlasti. Ma arvan, vastab tõele ja üldse ma arvan, Cityst võib-olla leiab kõige rohkem, sest see on kõige suurem kukkumine võib-olla olnud. Et Kyle Walker. See oli jah täiesti. Foden. Foden ongi number 1 praegu, kahjuks. Arvan. Rodri. See vigast. Vedas tiimi alt. Aga ei, ma arvan, Phil Foden võidaks selle. Ja treenerina, ma arvan, ma Van Nistelrooy sinna ei pareks. Erik ten Hag. Ange ikkagi. Või Posti Koglu ka võib-olla, jah. Samas me ütles, et alati teisel ajal võidab ühe karika. Euroopa Liiga finaal. Võidab karika. See on küll õudne. Kui ma pean valima, kumb võidab karika, kas United või Spurs? Seda aru mul paar õhtut tagasi, see oli suurim küsimus mu käest. Ma mõtlesin, et enamalt küsitakse Champions League finaali võitjad väljas, aga ei, kes võidab Euroopa Liiga finaali. See isegi on palju tummisem paljude jaoks kui Champions League finaal. Et Tottenham Manchester United finaal, see on kole, aga samas... Tüüpiline mingi Carabao Cupi finaal. Jah, aga see on paratamatus see aeg. Ja võitis riitakse välja Hispaanias Salmo Meesil. See on põlda. Ja niimoodi, et Salmo Meesil Bilbao, kes saaks kodus selle karikadest ja kaotas poolfinaalis. See oli Unitedile. Mitte ühe mängu, 2 mängu. Teine oli 4-1. Jah, mis teha? Elu on raske. Hispaanias. Ma mõtles välja, et Real Valladolid läheb pettumus alla. Peale 4 esimest foorumi me siin rääkisime Germoga, et euro koht pole üldse kaugel ja tegelikult ikka asjad hakkavad hästi minema ja siis praegu vaatasid konkurentsid kõige sitem satt. Pettumus on ikkagi Valladolid ja Madrid. Minu jaoks on see Villa. No see Villaga on see ju, et nad ikkagi on kokkuvõttes okei. No ikkagi mina võtaks see Villat ikkagi võitlust esikuhu ikka koha pärast. Ja muidugi Real Sociedad ka mingi 11. koha peal.
eelmine aeg jõudsid ju meistrite liigasse. No ikkagi jah. Et minu jaoks on need 3 satsi suurem pettumus. No Real, ma ei saa öelda, et teine koht siuke suur pettumus on. Aga kui sa kokku. Meeskond oli nagu balansist väljas ründe suunal, Kroosi asendatud, kaitselünis vigastused, see on, ma ütleks, et see on loomulik, et see lõpetavad, aga nagu, kas oleks elamad, ei muidugi on, aga nagu, sa kaotad Copa del Rey finaalis. Pettumus nagu ikkagi Sociedad. Copa del Rey finaalis kaotad 160 minutil. Sa jõudsid finaali. Champions League'is sa kaotad Arsenali 2 kokkuvõttes, mis jäi 5-1. 5-1. Liigas. Liiga on pikk maraton. Nii, nüüd on küsimus, et kas selles vastutab Ancelotti, vastutab mängijad? Peres. Ancelotti ju rääkis, et tema üritas mängijad tuua. See on tulnud läbi, et ta üritas tuua mängijad. Aga Peres oli veetalt vastu olnud. No vot, ja nii ta läheb. Kui Toni Kroos tuleb minema, sa ei too endale asendust. Aga keda sa tood? Kuidas asendada mängijad nagu Toni Kroos? Et tood, ma ei tea, Sellepärast mina olengi Real Madridis. Ei mõtle, kui sa peaksid valima, kelle sa tooksid, mis mängis tooksid? Praegult on seda Rodri teha. Ei, mis Rodri. Ei, ma võib-olla vaataks sinna Londoni poole. Declan Rice võib-olla. See ei pea olla sama mängija nagu samasuguse. Ma mõtlesin Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Chelsea'st. Või Fulamis keegi. Andres Pereira. Ma Brentfordis Ryan Bowman. Ei, ma jah, Declan Rice, aga no tundub, et Real Madrid ikkagi läheb Arsenali ukse taha vaikselt. Et seal soovitakse tuua endale ju William Saliba suure tõenäosusega. Kui Saliba tuleks Reali, see oleks jackpot neile. Aga samal ajal ma vaatasin, et Arsenalis sai endale Martin Subimendi. Et vist ka Real Madrid oli Subimendit endale ju selles radari hoidnud. Aga no elame näeme, ma arvan, et number 6 on positsioon, kus Real Madrid ei pea uut mängijat tingimata ostma. Ja, kui sul eks see sõltub ka Xabi Alonso stiilist, et kui ta hakkab 3 taga mängima, siis nagu Trent, wingbackiks. Ja Fran Garcia sobib väga hästi. Nii siis on keskväljal. Aga kuidas sa hakkad mängima? Kas sa hakkad mängima siis nagu 3-4-1-2 või? Või sa hakkad mängima 3-4-3? Bellingham. Valverde keskel. Tomeni Kamavinga. Bellingham polegi. Bellingham Kamavinga Tomeni. No ei tea, ütleme sul võib-olla see ülemine kolmik, et 2 on need ründe alused nagu vaata. Nii-öelda nagu Virts on olnud seal Leverkusenis, kes tuleb ka siga. Või nagu Amarimi Manchester United mängib. No nagu Amarimi Lissaboni Sportingi mängis. 17. Ei, aga selles suhtes, et ei huvitava vaadata. Aga jah, ma ei pea nagu Reali hooga täieliku pettuseks. See on asjaolude kokkulangevus, valikute küsimus olnud, aga nagu Sevilla, Sociedad ja Valladolid. Mängijate poole pealt, kes on ikkagi suur pettumus olnud minu jaoks on Kamavinga, sinu jaoks on Lukas Vaskes. Ei, no ma tahaks Vinicius Juniori ka jällegi. Võrrel see sooaega on ju selge allaminekund. Aga samas ongi kogu Real on kehvalt see. Mis võirile tuua siis, kes Antoine Griezmann Atletico Madridist palju enamat oleks oodanud tema. Ja keskel, see pani ju väga hästi. Ainuke asi, mida ma Griezmannist see hooaja mäletan, mis väravad oli Heina vastu. See oli päris räpane värav. See kuidas Alvarez, aga kas üllatustest räägime järgmine kord? Jah. Okei. Ei, ma kuulsin seda. Itaalia. Kas ma Itaalia? Napoli peab meil. Seal ei, sinu jaoks on nad kindlasti üllatus. Sa ütlesid, mõttetu prügiklubi ja juurde 7. Minu jaoks on üllatus. Mõttetu prügiklubi. 12 mai ja nad on tiitlijahi number 1. Kuule endast targemaid. Kedagi, kes pani United 4. Minu jaoks Itaalias ikkagi ma ei tea, kes on nüüd täiesti pettumus. AC Milan. Ei, AC Milan kindlasti. Selle ma isegi tõin ka välja, et selle koosseisuga nad peaks Itaalias enamat saama. Positsioonid peaks mängima. Kindlasti. See on nagu per minimum AC Milani jaoks. Juventus on minu jaoks ja ma mõtlen üleüldiselt, et miks sa sellele Motale nagu kinga andsid. Sa alustad nagu projektiga
kas see oli Mota süü, et te olete maha müünud endale selle Dean Huissoni ja Moiskini, et kas see oli nagu Mota asi või? See on juhtide räige pask. Jah, süke juht. Kus see Mota nagu... Kuigi mulle meeldib, kui Juventusel läheb halvasti. Ei, no, jaa, aga mulle Mota treenerina väga sümpaatseeris. No jah. Mees tegi eelmine hooaeg Bolognaga vägitegusid. Toodi Juventus sanatele projekti. Eesmärgiks oli Champions League koht. Ta oli selles rallis sees. Arda lõpuni aega. Ja praegu Juventus, kas ta ongi seal 4. vist mingisugust. Ja võitleb 4. Rooma pärast. Ila oodata ei oleks pärast võidelnud. Pole ju midagi katki, nii vaata. Ta on see saatus, kus mingi 3 mänguline kaotus, kus seal Milanile kaotus, mis oli Interile. Nii on see Herran, mina ütleks. Jah, aga üllatus järgmine kord, aga mul oleks nii hea üllatus. Aga mängijana ma arvan, et pettumused kindlasti ka AC Milanist Teo Hernandez. Teo Hernandez 100%. Rafa Lea. Teoga on juba see, et see, mida ta Champions League'is tegi nagu sa rikud tegelikult meeskonna hoo ja mingi sära juba nagu. No jah, aga jah. Ma ei tea, sa oled meeskonna kapten, sa lähed taivima, sul on kollane kaart all, lõpeta. Minu meelest Teo Hernandez ei ole kapteni materjal, pole kunagi olnud. Aga las see olla. Kui rääkida Saksamaast, siis Itaaliast, kõik suured on seal üleval, nagu pole keegi nagu väga suur pettumus olnud. Saksamaa pettumus on see, et me nägime liiga vähe korvalmetsa. See on Saksamaa pettumus kindlasti. Ja see ei ole ju metsasüü ega midagi ja see vigastus tuli. Jah, õnnetus. See on sellest nii kahju lihtsalt. Kuradi ma kahju ikka, et liiga vähe nägime. Jah, ma arvan, suurem pettumus on olnud Leipzig. Kelleks ootaks ikkagi praegu hetkeks juba kes minimaalselt top 3 kohta Saksamaal. Champions League'is põhiturniir 0 punkti või? Ja, ei no täiesti katastroofiline, et okei, Šveskot ja Xavi Simonsit on nagu tore vaadata, et hästi lükkavad, aga nagu tegelikult allapool arvestust hooaeg neid. Et no lihtsalt loodame, et Jürgen Klopp ei lähe nende treeneriks. Aga Leipzig on pettumus olnud. Tegelikult ka, ütleme, Borussia võib veel jõuda nii-öelda nagu tõotatud maale, aga Borussia hooaeg ka ikkagi päris kehv. Sa paned pool hooaeg alles seal tabeli alumises osas. No nüüd lõpus, vahel on küll väikesed olnud, aga sa nagu, kui sa oled Borussia Dortmund, siis sa peaksid mängima kogu aeg minimaalselt meistriga koha peal. Et ma arvan, see jääb niimoodi. Minu meelde, Niko Kovačal on küll positiivsed muutused. Ja Nuri Sahin siis täiega pettumus. Jah, tema selle aga Sahin on sinu jaoks pettumus, sest sa ütlesid kohe, et ta on halb. Jah, ja pettumus ikka. Ega ta ei öelnudki mingi ootused peal ju. No jaa, see jääb pettumus olla. Sa olid kohe ja olid niimoodi. Ma olen klubis pettunud. Klubi otsust pettunud. Võib-olla Marko Roose läks siis vaata Leipzigist. Et oleks hea variant. Ja kui vaadata siis... Mina tahaks välja veel Adeyemi, kes ma tahaks nagu ka palju rohkemat. Adeyemi oli tal minekut tegemas siis järsku paigale ja siis ei tahtnud enam nagu mängida. Ma ei saa aru, mis nagu toga toimub. Ta on nii suur talentpotentsiaal nagu. Aga see ikka ei ole veel realiseerinud. Võib-olla pole mentality monster. Kas see on vaja Müncheni Bayernit talle? Või Pormuti. Ja Münchenis, kes ongi minemas sinna Florian Wirtz või? Ei tohi. See oleks pettumus, see on suuri pettumus, kui Florian Wirtz läheb Bayerni. See ongi nii. Ma andestaks Florian Wirtzile, kui ta läheks Citysse, Reali. Kõik kuhu ära mine Bayerni, palun ära tee seda. Ma arvan, et Xavi veel üritab rääkida seda. Ma arvan, et Perez ei pane sinna raha. Aga ja kui võtta lahti, siis nii-öelda ka meistrite liigast toimunu, siis kindlasti nagu üldse nagu Euroopas toimunud, siis siuke Leipzig pettumus, Realis latt ongi kogu aeg nagu üli kõva olnud. Aga see ongi paratamatus nende jaoks, et nende kehv hooaeg on mõne meeskonna väga hea hooaeg. No jaa, see ongi see mastaabi vahe. Champions League finaal, Copa del Rey finaal, La Liga teine koht. Aga ootused on kõrgemad ja nii see on nende paratamatus. Ma pean sinuga kahjuks nõustuma. Ermo, et mul on hea meel, et Euroopasse meeste ligasse on tagasi tulemas Marseille Olympique, kes ikkagi De Serbi käe all saab selle koha. Kas De Serbi saab järgmiseks hooaeks
ma ei julge öelda, ta on veits nagu siuke liiga tuline treener, vaata, et ta võib panna tiimi korraks ilusti mängima, aga pikaajalist, ma arvan. Mis saab Mason Greenwoodist? Mis saab Mason Greenwoodist? Meil on suur soovis tagasi Inglismaale minna. Kes maksab tema eest? Aga ma mõtlen, miks sa peaksid ta nagu tagasi tooma? Ei, ta on ju talendikas mängija, aga see PR kahju, et vaata. Et Inglismaale ma arvan teda ei võtta. Ma arvan, et võetakse tegelikult küll. Ma arvan, see nii-öelda... Saab läbi vastus asi. Ma arvan, et see vaata nii-öelda see... Aeg parandab aavad, jah. Mitte aeg parandab aavad, aga see kuidagi võib-olla ühiskonna valu läbi on ka kõrgemaks läinud, kui Trump tuli presidendiks, vaata, et mingitele asjadele vaadatakse võib-olla nii-öelda läbi sõrme. Viltu. Ei, muidu vaadati viltu, siis nüüd on see, et see ka nagu, et see on nagu lihtsalt jada, üks asi selles suures nii-öelda ja jamade asjas, et nagu see ongi lihtsalt Ma kardan, et see nii läheb. Aga Mason Greenwood, kui Marseille makstakse 60 miljonit vabalt. Ei, kindlasti 60 miljonit Greenwoodi eest. 70. Ei, mis no Briti passiga. Selles suhtes, et ma lihtsalt eeldaks, et Marseille saab tema eest head raha ja nii, aga siis Hispaania mees Hispaanias mängib Brasiilian Anthony. Kus tema jätkab? Ma arvan, et ma ütlesin, ta on mingil määral selle hooaja sensatsioon nagu. Kõige suurem, ma ei tea. Hooaja teise poole, me unustame ära, et hooajal on ikka 2 poolt nagu. Ei, no, aga sellepärast ta oli sensatsioon. Kui pask oli ta hooaja alguses Manchesteris ja kui head on olnud Real Betisis. Ma räägin mees, kes on La Liga kuu parima mängi nominatsioon oli. No, parem kui Vinine. Oligi. Ja Pedrile ei nabilt alla vist seal. No vaata, jalgpall on nagu ümmargune ja... Eks see Unitedis järgma kaalub rohkem ja ajalugu ja see surve ja Inglismaa surve ja meedia. Et meedia on see, mis aga noh, Hispaanias päike paistab, Sevillas iga päev 30 kraadi. Nauding, see on nauding. Perel on hea olla, endal on hea olla. Ja fännid armastavad teda, see on jõhker. Mis sa nüüd tahad öelda sellega, et armastus on komponent? Ma arvan, et armastus see, mis jätab võib-olla Betiisi. Kuidagigi. Aga siis ta peab olema nõus väga jõhkra nii-öelda. Aga see on ka see, et United hetkel, ma arvan, surub käsi kokku, et Obame aktsiadent tõusevad. Nojah. Tal on võimalik olla esimene mängi, kes võidab ühel hooajal 2 Euroopa karikat. Jah, konverentsi ja Euroopa. Aga mind pani mõtlema, et kui mul õigesti meeles on, see Ajax eile kaotas. Ja teeb Hollandi liiga huvitavaks, et PSV võitis, Berissus lõi ka värava, on ka panni 25 nii-öelda söötu väravad kokku. Ja kas seal on ka vist 1 voor lõpuni või 2. Ja vahe on 1 punkt Ajaxi kasuks, aga Ajax on viimasel ajal kohutavas vormis. Et võib-olla tuleb Hollandis siis nii-öelda nagu PSV meistriks. PSV, kes seal ikkagi Euroopas tegi ikkagi nalja. Kui ma avastasin ka, et Ivan Berissus veel jalgpalli mängib tüüt tasemele. Ja ma küsin sult niisuguse veel, kuna me oleme vaikselt saate lõppu jõudmas. Kes võidab Eurovisiooni? Sina kui suurim Eurovisiooni fänn, ma tean. Nii, nagu ma ehitan seda Epic Mountainit, Mount Epicut. Mount Epicut ehitad ülesse. Oletame, et sa oled selle viimase selle peal. Sul on viimane kolf on jääd. Soome võidab Eurovisiooni? Jah. Mitte Rootsi? Soome oli see naine rockilaulul? Ma ei tea. Lihtsalt Soome. Ei vaata, mul on see, et ma tean tegelikult ainult Eesti Eurovisiooni lugu. Aga kas see on hea? Kas see on võidu lugu? Pole minu maitse, aga tehke, mis tahate, ega me Eurovisiooni nagunii ei jälgi. Aga kui ma Mount Epicut ehitaks Eurovisiooni peale, siis Eesti finaali saab, paneks selle ära. See on, ma arvan, päris kindel. Ma paneks isegi top 10 ma paneks selle, et Eesti ei võida. Okei. Eesti võidu koefitsient, ma vaatasin 40 praegu. No... Et ei võida on 1,0 vist. Ei, aga kui ma ehitan Mount Epicut, ma ikkagi nagu... Tõstad koefitsient? Ei noh. Ja seal oli ka ju see, et mingi panus. Okei, nii edasi. Aga statistiline tõenäosus ütleb, et Rootsi või Iirimaa. Sest nemad oli ajal kõige rohkem võitnud. Aga ma ütlen ausalt, ma üldse ei jälgi Eurovisiooni. Aga kui te jalgpalli jälgite, siis ehitage Mount Epicuga ülesse, tuubeldate oma sissetulekuid. Jagate oma panust, sõber paneb sama panuse, saate raha endale veel juurde. Ei, see oli Epic Share.
aga sa saad selle Mount Epic oma panust jagada. Ja. Siis kopeerite ja siis saad kõik rikkaks. Jah, rikkaks saamise õpik, nagu Jaak Rooser. Kunagi me Kermoga peaks ka tegema oma õpiku, et rikkaks saamise õpik, et how to bet. Mul see vastupidi tundub see raamat rohkem minema. No siis teed valesi panuseid. Okay. Ja paned 10 senti oma jagatud panuselt saad ja uued liitujad saad siis 10 eurot, mida siis panna keerlema, lendlema selleks, et rikkusmajja tuua. Aga meie tänaseks lõpetame. Jälgige jalgpalli, vaadake, kes tuleb Itaalias meistriks ning loomulikult olge valmis selleks, et Milano Inter võidab meistrite liiga. Ciao!